Möödunud neljapäeval lõpule jõudnud ajujahi ettevõtluskonkursil jagati lisaks žüriipoolsele tunnustusele ja võidusummadele ka eriauhindu. Parimale loomemajanduse ideele pani preemia välja Briti nõukogu. Auhinna sisu on nädalane külastus Inglismaale, kus kogunevad 11 ringi samasugused auhinna võitjad. Meie vaatasime tegelikult 3 elementi, millest lähtuvalt, kuna auhind on rahvusvaheline, siis üks meie tingimus oli, et tal on rahvusvaheline potentsiaal. Teine oluline moment oli idee loovus ja teostatavus. Ja kolmas, mis meie jaoks oli väga oluline ja atraktiivne, on hariduslik element. Meie valik langes lõpuks Kotistale. Kotista puhul me just seda hariduslikku poolt tahtsime rõhutada ja see oli see kallutav tegur. See Briti nõukogu auhind oli Kotistale kindlasti väga suur tunnustus ja me olime tegelikult hästi üllatunud, et me ei osanud üldse oodata, et me üldse isegi kvalifitseeruks, aga et hästi lahe, et saab rääkida mentoritega, kes on selliseid suuri sotsiaalvõrgustikke ehk juba üles ehitanud ja just levitada esiteks Kotista sõna ning saada uusi kontakte, et me oleme väga elevil ja väga rahul, et me selle auhinna saime. Arengufond ja Tallinna Ettevõtlusamet toetasid parimat Tallinnaga seotud äriideed 3200 eurose maailmavallutaja preemiaga. See maailmavallutaja auhind, ta ei ole nagu vara, vaid ta on kohustus. See on kohustus see äriidee ellu viia ja see asi ära teha. Päälinnast pärit maailmavallutajaks on sellel aastal meeskond, kelle nimi on Energist. Ma arvan, et nende valik oli õige selles mõttes, et ilmselt nad näevad pikas perspektiivis seda potentsiaali ja kuhu see maailm ja kuhu see turg suundub. Me oleme need, kes seda probleemi lahendavad. Selle ajujahist saadud toega me saame oma toodet pakendatud paremini, intellektuaalomandi siduda ettevõttega ja edasi müüa. Tartu linn toetas parimat Tartuga seotud äriideed 3200 eurose preemiaga. Valikut oli palju, sest finalistide hulgas mingil määral Tartuga seost omasid vaatajad pea kõik. Ajujaht 2011, eriauhind Tartust pärit parima maailma vallutada idee eest läheb siis projektile KPA Scientific. Kuna Tartu linna tunnustus on Tartu linna ettevõttele alati veel tähtsam. Ütleme, selles kontekstist on mul isegi tähtsam kui žürii poolt antud raha. See on suur tunnustus. Tartu idee läks kõige keerulisemale ja kõige segasemale ideele, millest žürii kõige vähem aru sai. Aga see tundus nii crazy, et kui see tõesti töötab, siis nad saavad väga rikkaks. Teist aastat järjest andis Heateo sihtasutus välja sotsiaalse ettevõtluse eripreemia. Sotsiaalne ettevõtlus on Heateo määratluse kohaselt ettevõtluse üks vormidest, aga selle keskmese on mingi ühiskondliku kitsaskoha või sotsiaalse probleemi lahendamine. Ja selle lahendamiseks tegeletakse siis ettevõtluse või äriliste lahenditega, teenitakse kasumit, mida uudsem on see äriidee, mida suurem on kasum, mida välja ei võeta, seda parem. Mingis mõttes me loome isegi pretsedendi või teeme erandi, sest et me anname auhinna või selle toetuse äriideele, mille käivitajad eestvedajad suure tõenäosusega isegi ei määratud sotsiaalsed ettevõtjantena, aga see on, põhjused on lihtsad. Me näeme selles äriidees uudsust ja tegelikult seda sotsiaalset väärtust ja keskkonnapõhist väärtust väga palju, mis võrreldes siis teiste ideedega oli nii palju domineeriv ja ühtlasi ka sellist mastaapsust, et selles on potentsiaali ka ülemaailmsuse osas. Need on need põhjused, miks me tunnustame oma toetusega liibipõhist köögiviljaaeda. Sotsiaalse ettevõtluse auhind oli minu jaoks tõeline üllatus, aga tõsi ta on, et tegelikult me suudame luua töökohti, me suudame pakkuda võimalusi tänu sellele väikeettevõtjatele ja mulle meeldib, et keegi on selle idee ära tabanud, ilma et me tegelikult oleksime seda kunagi väga detailselt välja presenteerinud. Lisaks Heateo sihtasutusele toetas Virtual Gardeni meeskonda ka žürii, kes hindas virtuaalse köögiviljaaia selle aastaste finalistide seast parimaks ja tunnustas projekti Ajujaht 2011 võitja tiitliga.